Aga võib-olla alustame, Kadri, sina kui praegu kõige ainuke naisterahvas meil täna laua taga. Et võtame selle sinu südamelähedase teema, milleks on siis haridus. Kuidas on lood Keila linnas haridusega? Ma arvan, et üldjoontes hästi ja väga nuriseda ju ei taha, aga ikkagi on ja see on see kooli suurus. Minu jaoks on nii õpetajana kui lapsevanemana see kooli suurus, seda on palju ära hallata ja minu jaoks läheb iga üksikisik lihtsalt nii suure kooli puhul kaotsi. Ja kui veel rääkida erivajadustega lastest, siis see keskkonna kohandamine nii suures koolis, kas ta siis nii ruumi mõttes kui suhtumuslikus mõttes, et ka sellega on keeruline. Ja õpetaja roll tänasel päeval minu jaoks on niivõrd palju muutunud, et õpetajate jaoks on ootused liiga suured, aga samas on ka vastupidi, õpetajatel on väga suured ootused lastele. Ja et kui ma natukene võiksin tsiteerida ühte postitajat siin sotsiaalmeedias, siis tema võrdles, kuidas on Soomes. Ja siuke väike lõik, et õpetaja töökoormus, erinevate vajadustega õpilaste kohalolu klassiruumis, muutunud ootused õpetajale, muutunud ühiskond ja kooli roll. Meil on seda ju jube palju arutletud, aga omal veidral kombel on need arutelud nagu ujumine viskoosse kiselliga täidetud basseinis. Palju liigutusi, aga nagu ei jõua kuhugi või isegi pole kindel, kas on plaan kuhugi jõuda. Aga liigutused on pidevad. Et mind nagu see näide tõsiselt kõnetes, ma tunnen ise aeg-ajalt täpselt samas rollis, et ma olen kuskil, kus ma kogu aeg vehin siia, sinna, aga kuhu me jõuda tahame, aru ei saa. Et üks armas inimene on öelnud, et kaeba või Eesti riik kohtusse, et see kaasav haridus tegelikult ju ei vea välja. No see on nii ja naa tegelikult ju, et mina ise olen ikkagi rohkem kaasavariduse meelt, et ma ei arva, et lapsed peaksid olema nagu kuidagi kusagil ära saadetud, et ma ikkagi arvan seda, et see keskkond peaks kohanema. Jah, meil on väga keerulisi ka neid juhtumeid ja seal tekib alati see sama küsimus, et mida ka aeg-ajalt lapsevanemad ju ette heidavad võib-olla koolile, et miks minu laps peaks seal klassis kannatama, et selle konkreetse mingisuguse juhtumi pärast. Aga mina ise mõtlen alati niimoodi, et ega me keegi pole sellest ju kaitstud ja tegelikult kui ikkagi on võimalik jätta laps oma kodulinna ja kohandada seda keskkonda, luua need tingimused, et ta saaks seal olla, et see tegelikult on ikkagi vist parem lähenemine. Et see minu arvamus, aga see, mida sa seal ette lugesid, või õigemini selle paralleeli tõid seal, et Soomega, et ma ei teagi, kas need ootused ja mis seal läbi kõlasid, et kas see oli Eesti kooli kohta käis või? Ja ta võrdles Eestit Soomega, et Soome on oma selles arengus lihtsalt niivõrd palju ees, nii-öelda selles arengus on ju. Et selles mõttes on küll, et mis on muutunud, ongi ikkagi need vanemate ootused ja soovid. Et ma just eile sain mulle saadetakse e-kiri edasi, kus tegelikult kooli direktor avaldaski oma arvamust, et ta tõlgendas kooli kiusu natukene teistsugusena, ehk siis see kius ei ole mitte õpilaste vahel, vaid see on see vanemate pidev surve õpetajatele, mille tulemusena siis mõned koolist lahkuvad, et lihtsalt ei pea tugispetsialistid vastu, ei pea õpetajad vastu, et jah, need ülemäära kõrged ootused, mis tegelikult on ja seda eriti erivajadustega laste puhul. Aga mis siis, kuidas tagada siis see, et ka erivajadusega laps saaks hea hariduse? Minu arvamus on ikkagi see, et tegelikult ju kui varakult sekkuda ja minna perele appi, et ma arvan, et see on nagu võimalik, et selleks ei pea kindlasti erikoole kusagile tekitama, aga ma ütlen, see minu arvamus. Aga see perele appi minek, vaata Helmet, ma olen sinuga selles mõttes hästi nõus, ma olen ise seda kogenud, et perele appi, et see on see sama kommunikatsioon, mis me oleme tihti põrkume sellesse, et me küsime abi, aga meile isegi ei vastata, kas meie küsimus on kohale jõudnud, on ju. Plus see, et kui sa oled lapsevanemana ehk perena, pakud koostööd ja sa saad selle kogemuse, et sulle öeldakse, et aga mida sina kah tead, mina siin tean palju rohkem kui sina lapsevanemana, et ma olen ka selles rollis olnud. Ja probleem oligi selles, et see kommunikatsioon
et kuidas, et tuleme siis keskpõrandale kokku, mis on teie nägemus, selleks pidi ikkagi jõudma asi konfliktini, et üldse hakatakse lahenduskesksuseni jõudma. Et ma näen väga tihti ka seda, et olukord paisub, et tekib konfliktsituatsioon ja siis alles tullakse keskpõrandale kokku asjast rääkima, et kuidas seda vältida. No aga ma ütlesin ka, et tegelikult mida varem me seda märgatakse, et seda tõhusam on, et meil jah, tundub, et kiputaksegi rohkem ikkagi tagajärgedega tegelema, kui tegelikult seal varakult sekkuma. Kuigi räägitakse sellest varajasest märkamist juba, ma ei tea, 30 aastat vist varsti. Et aga ta ei ole tulnud ja Meelisele võib-olla ka see vastus, et ega hästi palju saab ikkagi inimestest alguse ju tegelikult, et koolikeskkond ei tähenda füüsilist keskkonda, et see tähendab ikkagi seda inimest, suhtumist. Absoluutselt, ega see on kõige A ja O, et aga jällegi, et kui vaadata see, et mis see kooli roll on ka nüüd, eks ju, selle õpilase elus, täna on see, ta ju hästi selgelt keskendunud ainult, et selle hariduse andmisele, aga tegelikult kooli nii-öelda füüsilist ressurssi võiks ju kasutada mõnes mõttes ka selle lapse kogupäeva vältel, millest on küll kõige Keilas ju räägitud, et kogupäeva kool, sellega pole küll jõutud kuhugi väga edasi minna, aga just nimelt, et ka koolis peaks olema rohkem sellist, ma ei tea, huvitegevust või Et lapse päeva osa sees, et ta saab oma selle hommikust kuni siis mingi kella 4 või 4:30 ära olla. Ja loomulikult, et neid välismaa näiteid on ju erinevate projektide raames, kus on käidud, et on ju ja ma ei tea, me ei ole selleni jõudnud siin Eestis. Räägime siis küll Keila kontekstis, et eks inimesed räägivad, et tahaks ja on vaja, aga ma ei tea, miks me pole selleni jõudnud, ma ei oska öelda. Tahteavalduse küsimus. See sama, et laps saab päeva, mitte et kell praeguse olukorra juures on ju koolipäev läbi sul enne 12. Aga seda vana head pikapäevarühma ei ole siis enam? On, aga see on nendele, kes seal on teatud tingimused peavad olema täidetud. Et aga ta ei ole nii-öelda võimalus kõigile. Aga tegelikult meil on selle huviharidus ka kõrval, et ma ei tea, ma ise olen olnud ka sellel arvamusel, et ega see, laps on laps ja eriti nooremate puhul ei ole mõtet ka väga seda, nii nagu selles Nukitsamäe filmis on, et tegelikult on seda mänguaega ka vaja ja puhkamisaega, et ega selline üle organiseeritus ei ole ka hea, et kui tal veel mingid trennid on seal, et võib-olla ikkagi siis huviharidus peaks appi tulema pigem tundide järgselt, et ära sisustama selle aja, aga jah, meil on ka tegelikult sellised võib-olla teistsugusemad lapsed, kes võib-olla sinna huvihariduse konteksti ei sobi hästi. See on omaette ooper, et kui me huviharidust räägime, siis minu jaoks on alati ka see küsimärk olnud ju tegelikult, et siin Maari vist enne tõi ka selle välja, et tegelikult kui ta ei sobi sinna muusikakooli või ta ei sobi sinna trenni, siis ma alati küsin, aga miks ta ei sobi? Et kas ta ei sobi muusikakooli sellepärast, et tal ei ole muusikalist kuulmist. Aga nii palju kui mina tean, ega tegelikult selleks, et laulda ei pea olema muusikalist kuulmist. Sa võid laulda ka niimoodi, et ta võib-olla küll ei pruugi meeldida kõigile, aga see ei tähenda seda, et sa ei tohiks laulda. See on mõnes mõttes sama ju nagu kunstiga, et kes olen mina, et ütlen, et sa ei oska joonistada. Ja pillimänguga on ju sama tegelikult, et kui ma tean seda, et mul enda üks poistest käis kunagi muusikakoolis ja siis ta jättis katki sellepärast, et niipea kui tuli solfeggio. Aga küsimus ongi, et võib-olla mõnedele lastele ei ole vaja seda solfeggiot selleks, et mängida pilli. Mina mängin ka pilli, küll mitte eriti hästi, aga ma ei tea solfeggiost midagi. Aga mul oli lõbus ja seltskonna oli ka lõbus, kui aega kitarri said mängida, eks ole, tegelikult. Sa eeldanud ju isegi laulad. Isegi laulan, jah. Aga teine teema on, spordiga on ka samamoodi, et oleneb, kui kõrgele see latt panna seal ju tegelikult, et vahepeal võiks ju lihtsalt liikuda, mürada, teha selliseid põnevaid asju seal, et alati ei pea olema, et meil võib-olla see ongi, et me ka selle spordi puhul paneme need ootused kohe lastele, et peavad tulemused tulema, aga ei pea tulemusi tulema ju võib-olla mõni trenn võiks olla lihtsalt müramise trenn näiteks, ma ei tea midagi sellist, et ta saaks oma liikumise seal välja elada, et ei pea olema konkreetse metoodika järgi seal palli taga ajamine või mida iganes. Ei, tegelikult see pealkiri peaks olema nagu koos käimine, et mis see sisu on ju, see tegelikult sõltub ju ka sellest, kes parasjagu kokku tulevad, kus kokku tulevad ja kui kauaks kokku tulevad, et ega tihti ongi see, et lapsed ju, mis mina näen nagu lapse vanemate puhult on see, et kui ma olen ise jalgpallur olnud, on ju, et minu laps peab käima jalgpallitrennis, et ei tohi käia, et siin
see pealkiri läheb ju edasi sellesse, et meie lapsi ei kasvata, meie lapsi suuname, lõplikud otsused teevad nemad ju ise. Aga me peame võimaldama ja täna lausa isegi linna tasandil need kohad, kus need lapsed saaksid koos käia. Jaa, et teema on tegelikult tohutult lai, et mulle tundub, et mis puudutab haridust, siis nendel teemadel võiks ju rääkida päevi.